ilus nädal, käisin täna tööl ära ja nüüd on aeg mul poodi minna, loomapoodi. Toon Kallule siis uue akvaariumi. Seekord saab siis suurem akvaariumi. Eelmine oli ostetud mul Maximast, mis oli tegelikult vaas. Ta ei olnudki päris akvaarium. Eks sellepärast ta nii lihtsalt katki läks ka. Eile tegin selle sinna. Sellepärast ma kala akvaariumist sealt nurgast ära võtsingi, ta oli muidu seal. Et ma tahtsin seda riiulit selliseks saada. Ja kalat oleks seal nagu palju rohkem näha olnud, sellepärast ma tahtsin ta sinna panna. Aga võt nüüd juhtus niimoodi. Eks ma ise olen ka rumal, et jätsin ta nii ääre peale. Aga noh, sellepärast ma jätsin ääre peale, et ma ei tahtnud, et Zoe sinna kapi peale hakkaks hüppama. Ja ma panin veel selle pildiraami ka sinna ette, et ta sinna nagu ei saaks hüpata kuidagi. Ega ta nüüd nii ääre peal ka ei olnud, et kui ma oleks ise natuke tõmbanud, et oleks kukkunud. Ta oli lihtsalt ilusti pandud sinna, et Zoe saaks sinna ääre peale nagu tulla. Aga noh, ta oli nii pikk, et ta võttis siis, ma arvan, et selle käega sealt akvaariumi ülemisest äärest kinni ja tahtsin ennast üles tõmmata. Käega, käpaga. Lähen vaatan Zoe'le ka mingit maiust. Ma olen käinud siis ruttu ära. Enne oli nii ilus ilm, aga nüüd tundub, et õueski saab veits tormiseks. Veits kahju on sellest. Aga no ma vaatasin, et Facebookis igal pool räägiti ka, et ilm läheb ära ja mingi äikesehoiatused ja tormihoiatused on kõigil mitmes maakonnas ja nii. Ega siin ei olnudki kaua seda head ilma loota. Muid tavaliselt ma käin nagu poes rattaga, et hästi lihtne käia siin väike maa. Ma lähen siin Maximasse ja ka täna ma ei saa rattaga minna, sest et kui ma akvaariumi ostan, siis ma ei saa ju seda ratta veel kanda, see marl läheb katki, põrutab seal, vaata. Ega need teed siin, nagu jalakäija teed, on nii õudsad. Nii et enamus aja ma sõidan ikkagi autotee peal, kuigi ma üldse ei julge, ma ei taha vaata. Natuke hirmus on. Ka just siis, kui mul on näiteks toidukraam ostetud, siis ma sõidan autotee peal. Siis nagu seal on natuke sujuvam. Oh my god, need killud on igal pool. Vaata, tegi siuke soki katki mul. Ma arvasin, et see on Zoe mingi liivatükk mul jala all ja keerutasin jalga niimoodi, et nagu see jala alt ära lükata nagu, aga tegelikult oli klaaskild. Uued valged sokid on rikutud. Me on praegu poole peal selle uue akvaariumi täitmisega. Jah, pool on vett. No ei pooltki pole tegelikult. Oh, ma ei teadnud, et nii kaua aega läheb. Ainult, et ma ei tea, kas see nüüd hea mõte panna see akvaarium ikkagi sinna. Ma tean, et seesama riiul, kus enne akvaarium oli, see ei pea seda. Ma kardan, et ei kannata ära seda. Siin on palju rohkem vett ja see on palju raskem. Siis kui ma eelmise akvaariumi sinna peale panin, siis ma nägin, kuidas see riiul ikka vajus täiega selles suhtes. No siin on nurka, ta sobib ju. Mujale kuskile mujale panna. Kapp on päris tugev. See kindlasti peab. Imelik oleks, kui ei peaks. Aga noh, ma täidan edasi nüüd. Muidu väike kalju peab olema nii kaua väikses kausis. Mul hästi tillukeses kausis on. Suure kausiga ma pean vett. Kurat, jalg veritseb nüüd. Loodan, et rohkem kilde kuskil ei ole. Loodan, et Zoe kuskil mingisuguse klaasikilluga mängima ei hakka. Leiab kuskil. Ma üritasin küll ära koristada nii palju, kui ma sain, aga nagu näha ei teinud ma head tööd. See on siis lõpptulemus. Oi, Kalu on õnnelik seal. Ta on nii õnnelik. Ta nagu ei tea, kuhu minna need. Siia poole, ei sinna. Kui ta seal öö läbi seal kausis oli mul, kaus oli ka ikka päris suur. Suured pesemiskausid, mis need on ju. Ja ma panin selle samuse roosa lillekese sinna sisse siis. Ja ta oli ainult selle lille all peidus. Terve aeg, kui ma sinna, no iga kord, kui ma vaatasin, ta oli seal peidus. Ja nii kui ma ta siia panin, ta nagu tundis need kivid vist, on nagu tal kodune värk. Hakkas ka kivisid lutsima ja hüppas ringi ja, no mitte hüppanud päris, aga noh, ujus hästi palju ringi ja ma ei saanud talle nüüd osta seda filtrit. Mul on vaene, mul ei ole praegu raha. No samast ei maksnud palju, 13 eurot kõige odavam. Ma arvan, tal ei olegi suurt vaja, sest et ega ta üksi ei tooda nii palju seda mustust. Aga no ma ei saanud, see läks niigi rohkem maksma, kui ma arvasin. Ma pean uued kivid ka ostma talle veel siia. Tegelikult on halb, et ma seda filtrit ära ei ostnud, sest kivid annavad tegelikult alguses ju mustust nagu. Kuigi ma loputasin ja pesin nad ära nii palju, kui ma sain, aga kindlasti ma ei saa neid nii puhtaks. Et ma arvan, et homme on juba hästi sogane vesi. Siis ma pean uuesti kõik ära vahetama. See on suht raske. Ma käisin 3 suurt kausitäit vett läks siia. No mitte täit, sest ma ei tervet kaussi ei jõudnud siia vedada. No poolikud. Panin valguse ka sinna. Et siis oleks natuke kenam see. Ja see panin sinna taha musta kile. Sest et nii kole on, kui siit läbi näeb seda soga, mis seal taga on. See on meie panipaik nii-öelda seal. Ei ole kuskil asja panna, siis see on hea väike nurgake, kuhu panna neid. Aga nüüd on vähemalt olemas ja Kalu on õnnelik ja ma loodan, et Zoe seda alla ei tõmba. Ei tohiks saada ju tõmmata.
Tohiks tulla. Isegi kui ma täiega tõmban, siis ta ei tule. Aga ma täiega ka ei julge. Nagu täiesti täiega ka ei julge tõmmata. No ei tohiks. Ma ei tea nüüd. Natuke kardan. Kardan nii õnnelik. Jah, aga nüüd ma lähen ära puhkama. Vaatan oma videosid. Teisi YouTubereid. Mul on homme ju kell 12 tööle. Normaalne, see on kaua üleval. Huvitav, ma kuulsin, et see kott liigutas siin ennast. Huvitav, miks siis küll? Joey, kus sa oled? Varitseb seal. Ta on killakotid nii meeldivad. Enne kuulsin, kuidas ta koti sisse jooksis, siis lõi oma pea vastu ära niimoodi. Pauk käis. Seda ust muidugi. Mida sa teed? Muideks see kott on mul maas sellepärast, et... Oota, ma ei saa, ta on nii mõlekas. See kott on mul maas sellepärast, ma lõikasin tüki seda musta kiret, et panna akvaariumile sinna taha, siis see näeb ilusam välja. See hakkas vihma tulema. Ma tahtsin rääkida seda, et töö juures oli üks naljakas asi täna. Lähen tööle ja siis tagalaos kõnnin ja siis üks garderoobi osakonnas tädi siis rääkis, et ta läks sinna poes seal siis riietuskabiini ja vaatas, et seal oli purk koos pissiga jäetud. Aga oh my god, me kõik naarsime seal lihtsalt. Kes see läheb poodi ja pissib purki? Ja võtab selle purgi veel poest. See oli poest võetud. Oh my god. Aga nad vaatasid kaameratelt järgi, et need olid mingi poisid lollitasid, väiksed poisid. Issand jumal, no igasugust asja juhtub, ma ei tea. Appi! Kõvasti teeb, juba hirmus on. Kuule, päris hullult välgutab ja tormab väljas, ma hakkan juba kartma veits. Kuule, ikka päris hull on. Nagu mitte midagi ei näegi väljas. Ma ei tea, kui keegi peaks praegu autoga sõitma, siis ta ei näeks vist mitte midagi. Mis siin on? Oled armas ja... Kõik ütlevad, et sa oled armas, aga sa oledki ju. Kus sa nii armsaks said? Kas nüüd tuleb siuke mõnus õhtu, vaatame äikest ja kuuleme mürinat või? Joey. Ja nagu ikka, kui üks asi juhtub, siis hakkavadki kõik asjad juhtuma. Nüüd tükk aega on mul boileriga probleeme olnud. Ta tilgub, ta saab alt vett läbi, siis ta annab elektrit. Kui ma duši all olen, nagu samal ajal kui ta kütab ja mina olen duši all, siis ma saan elektrit. Seega iga kord, kui ma duši all lähen, siis ma pean selle pistikust välja võtma igaks juhuks. Ja no ma lootsin, et saan venitada sellega nii kaua nagu, kui ma rohkem raha saan. Sest no nüüd praegu oli suvi ja mul oli puhkused ja weekend oli, kuhu läks palju raha ja ma rumal ostsin uue tolmuimeja ka muidugi, mida mul tegelikult ei olnud vaja. Minu rumalused. Nüüd tegi suvi akvaariumi katki, sinna läks raha. Ja nüüd, eile ma vaatasin, et kuidagi boiler teeb imelikku häält, kui tiksub või midagi sellist. Nagu vaiksemalt tavaliselt hästi undas alati, kui ta soojendas. Nüüd hakkas tiksuma. Siis ma vaatasin, et päev otsa kuidagi see tuli põles, nagu ta soojendaks. Tavaliselt ta soojendab nagu, ma ei tea, maks tund aega ja siis lõpetab ära. Aga eile vaatasin ma päev otsa kuidagi kogu aeg soojendas. Siis ma mõtlesin juba, et hakkas tiksuma, siis ma mõtlesin, et issand päris plahvata, ma ei julgenud nende sees hoida, siis ma võtsin välja. Täna siis töölt tulin, proovisin, panen sisse, et noh, et mul on kodus ja ma saan jälgida, et kas ta siis lõpetab selle soojendamise või ei lõpeta. Ja praegu on õhtu juba mingi 9 hakkab saama, ta pole siiamaani lõpetanud. Ja katsetasin, vesi pole soojaks ka läinud. No leige on, aga ma arvan, see on sellest, et see vana vesi on lihtsalt sees. See soojem nii-öelda, ta hoiab ju sooja hästi kaua. Ma ei tea, kas naerda või nutta. Nüüd peab uue boileri ostma siis. Õnneks mul õemees aitab mind. Ise ma ei oskaks, mul ei oleks jõudugi. Mul ei ole autotki, millega seda boilerit poest osta, et siis koju tuua. Õnneks tema aitab mind, jah. Vaesekene tuleb ise õhtul tööd ja siis nüüd peab mind aitama hakkama veel sellega jamama. Siin läheb nii kaua aega ju tegelikult, et torud ühendada ja siis see vesi välja lasta enne ja see seina panna ja...
ma pigem naeran, sest nutmisest pole niikuinii kasu. täna on teisipäev ja ma lähen varsti tööle. Ma pole ammu olnud õhtuses vahetuses. Mingi hetk oli õhtune vahetus niimoodi 9:30 kella 10, aga nüüd on jälle läinud selle peale, nagu alguses oli, kui ma tööle läksin. Et 9:30 kella 9. Panin kalule selle kile ette. Sellepärast, et nägin juba, kuidas öösel Zoe nagu jälgis seda kogu aeg. Ta kala lutsutab või noh, ma ei tea, mängib nende kividega seal, siis kiliseb ja koliseb ja isegi mina ei saanud öösel magada selle tõttu. Ja siis Zoe läks kogu aeg nii ärevaks, et mis seal on ja vahtis seda ja siis ma mõtlesin, et kui ma tööle lähen, siis ma panin igaks juhuks kile ette, et ta nagu, et tal ei tekiks seda kiusatust. Õues on veits halb ilm, ma loodan sadama ei hakka, sest ma kaotasin kuskil oma vihmavarju ära. Ma ei tea kuhu. Peale viikendit oli see kadunud. Kuigi ta oli mul kotis kogu aeg, ma reile raudselt võtsin. nali. Täna on kena kolmapäev ja mul on vaba päev ja ma peaks koristama hakkama. Ja täna tuleb õemees ja paneme uue boileri siis. Täna pidin vett keetama ja kausis pesema ennast. Aga ajasin asja ära, hakkama sain. Ei ole midagi hullu, vanasti tegid kõik niimoodi. Nüüd praegu lähen käin poes, ma arvan. Ostan midagi süüa, sest mul on kõht tühi ja mul on külmkapp ka tühi. Mitte, et see oleks kunagi täis olnud, aga ta on tühi ikka. No ma ei tee ju süüa, siis ma ei osta sellist asja, mis nagu külmkapis võiksid olla. Ma ostan süüa, siis on ka ära selle nagu. Ma tahtsin veel öelda, et peaaegu 2 nädalat veel. Natuke rohkem, 2 päeva rohkem. Ja siis tuleb Toni koju. Ja siis ta hakkabki iga kord koju tulema, nagu iga nädalavahetus. Aga kui ta nüüd koju tuleb, siis ta jääb nädalaks ajaks koju. Et ta reedel tuleb ja siis järgmine pühapäev nagu läheb ära. Tõesti tore ju. Ma ei jõua ära oodata, kuna ta juba tuleb. Ostsin kalule selle filtri ka. Ma panin ta nüüd sisse, ma ei julge käima panna, aga pärast plahvatab. Ma ei ole kunagi sihukeste asjadega tegelenud. Vesi on küll juba sogane. No teie nii hästi ei näe, aga tegelikult on suht sogane. Panen sisse või? Vale või? Põrusin, ma panin vale juhtme. See oli mul käes. Mõtlesin juba katki on hakkasid, oleks juba lõtma hakanud. Ja nüüd? Töötabki või? Töötab ja vaat seal vesi liigub. Tuli välja, ma panin hoopis valesti kokku selle. YouTube ikka aitab. Ma teadsin, et ma pean YouTube'ist abi küsima. Pidin selle vooliku asja hakka panema. Ma algul ei näinud, et mul see voolik oli ka olemas. Nüüd panen tööle, vaata, mis nüüd saab. Nii, praegu teeb nii, on ju. Kui ma seda otsa keeran. Ma ei saa ju keerata nii, kui kaamera käes on. Nüüd teeb häält. Näete, nüüd tuleb mullikesi ka. Kalu püüab kohe neid. Akvaarium hakkab looma juba vaikselt. Tegi musi mulle näpule. Nii armas. Kohe näha, et ta on 10 korda õnnelikum kala. Nagu, ta lihtsalt ei jäägi vist seisma, ta ainult ujub ja ujub siia, sinna, teeb nii ja teeb naa ja siis ta on nagu, tal on kogu tegevust nagu, ta on õnnelik kala. Nii hea meel ta üle. Mõtlesime talle kaaslasega võtta sinna, aga me ei tea, keda võtta. Kuna nüüd on suurem akvaarium, siin on minu 2 kala vähemalt võib olla ju. Uus boiler tuli. See on palju fansim ju. Ma ruttu näitan selle vanad boilerid siis. Vana boiler on selline. Nüüd peame sealt alt kuidagi lahti saama. Sealt tilkuski kogu aeg. Olen praegugi tilgub. Loodame, et saab täna selle seina. See asi on halvasti. Me üritame edasi siis. Noh, mina mitte, ma olen lihtsalt jalus, aga noh, Marko siis teeb seda. Mida ta kõige paremini oskab. Teisi aidata. Tubli poiss on. Mees. Nüüd sai eriti suure maja endale. Tekisid väiksed komplikatsioonid. Meil ei ole tortonge, noh. No ei ole, proovisime küll ilma hakkama saada, aga ikka ei saa. Boiler paistab seal. Nüüd vähemalt on vanale olnud vaata näha seda, et kui palju sooja vett veel sees on, aga sellel on, siis ma vähemalt nüüd teame. Vahepeal piilun duši vahelt. Kui meil sooja vett on, kas saame veel laristada või ei saa? Nagu, et kui Toni vaata tahab pessu ka minna pärast mind või midagi siukest. Et see on hea. Ma olen mingi iga väikse asja pärast olen nii õnnelik, mingi ärevlen. Mark ütles ka, ole vait, no vaata nagu naljaga ikkagi. Mida ärevled umbes? Aga iga uus asi on huvitav. Ja ma ei pea seda boilerit välja võtma iga kord, kui ma pessu lähen. Sest muidu ma ju kartsin alati, et ma saan elektrit.
surmaga ei taha päris pesust saada. Eriti veel, kui pärast surma saad, siis paljalt oled seal ja keegi avastab sind paljalt. ei. Ega siis enam vist vahet ei ole, kui surnud juba oled. Ja kes see surmas räägib, Laura? Ei räägi nii. Aga nüüd Marko läks korra ära. Käib vaatab, äkki ta leiab kuskilt torutange. Ja ütlesin Tonnile, et ega ta ei tea kedagi, kellel oleks torutange. Siis ütles tal vist autos on. Siis ma läksin, vaatasin ta autosse pagassi, kuigi Marko oli juba ära läinud otsima kuskilt mujalt. Läksin, siis vaatasin ta pagassi ja oligi. Aga no õnneks Marko ütles, et niikuinii on 2 vaja, et meil on ainult 1. Zoe kaotas ühe oma fancy roosa küüne selle, näed, selle samase askeldamisega siin. 2! Oh, 1 on veel ära tulnud! Issand jumal, no näed, siis saabki neist lahti. Täitsa hulluks läinud siin sees, küüred lendavad ja... Kuku! Kas sulle meeldib seal või? Näita nüüd, millised sul ära tulid. Kus sul on nüüd? Tulete siia! Näita! Nii, 2 on veel. Nii et maadle edasi. Ui, ära pääsisid või? Saime torutangid kätte, kõik mis vaja on. Arvasime, et on olemas, aga tuleb välja, et seda takku ei ole, mis läheb siis sinna keerme sisse, vesi välja tuleks. Nüüd ta läks uuesti siis poodi. Nüüd läheb otsib takku. Nüüd enne käinud poes, aga nüüd läks uuesti siis ära ühe sõnaga. Ta-ta-ta-ta, uus pood ära seinas. Muidugi üks probleem oli veel on ja ma rääkisin teile just, et ta läks seda takku ostma. Aga see tõi tagasi selle teibiga. Ma ei tea, kas see on mingi toruteip siis või ma ei tea, mis see on ja nii kui sellega tagasi tuli, siis me nägime sellest tööriista kohvris, mis meil on ja oli täpselt sama teip. Siis me nagu lihtsalt naarsime nagu, sest nagu jah. Sama teip nagu, ta läks seda ekstra ostma, mul oli olemas see. Aga mina ei teadnud ju, et see selle jaoks on. Mina ei tea, mis kõik asjad meil seal kohvris on. Aga noh, ühesõnaga nüüd saime seina ja kõigest 2 tundi või? 2 tundi läks jah. Aga nüüd on olemas, nüüd ootan, kuna vesi soojaks läheb, siis katsetan, kas ikka tuleb sooja vett või ei tule. Ma pean nüüd koristama siin veits. Praegu ma võin ausalt öelda, mul on köök puhtam, kui see siin kodumaal on. Aga jah, ma hakkan koristama siis. Okei, plaanid muutsid. Ma tahan süüa, mul on kõht nüüd juba päev otsa midagi söönud. Nii et tegin endale kana soojaks ja endaga on seema. On uus päev ja soovin ikka oma kastikeses. Eile õhtu otsa ma ülles sellega täna hommikul ka. Sa võiks saad õue minna või? Ma mõtlesin, mul läks kõik taga väljas. Lähme õue või? Tubli oled, jaa. Nurub. Lähme jalutame veits õues ja. Me käime õues. Tahan sellepärast välja minna, et ma tegin hommikusöögiks endale praatisin kanakoiba. Ja noh, kui ma siin praen midagi, siis teil tuba on seda kärsa asju täis ja siis ma ei saa siin hingata, siis ma hakkad kipitama ja siis ma lähen nüüd õue, hinga värsket õhku. Noh, siin me nüüd oleme. Hands-free filmimine praegu. See mu jalg, issand jumal, mida sa kardad. Võtan tal siit niimoodi. Kui palju tuleb. Nagu ma võtan fookusesse ka ühest korrast. Mõnus. Ükskord proovisin teda väljas ka kammida. Aga noh, sellest ei tulnud midagi välja. Sest, et tal olid need rihmad ümber ja siis tolle alt ei saanud kammida ja siis jäid heinatutid jäid vahele, siis on nii kõrge hein ja midagi ma ikka sain kammitud tal, aga mitte nii palju. Näete, mitte selle seal heinas olla, sügavas heinas. Oi, kuhu minek sa või? Kraabi. Tasakaalu harjutamine. Oi, kraabi. Mõnuga kohe. Sinna poole ei lähe, ma ei luba sul. Jääb pärast sinna taha kinni, ma ei taha pärast nii. Lendaski üks küüs ära jälle või? Nägin valesti või? Lendaski.
no niimoodi neist lahtsatki, väga hea. Üks on ainult jäänud. Käpa sinna sisse auku. Nüüd on õues käidud ja jõudsime tuppa just. Ja ma arvan, et sellega ma selle vlogi lõpetan. Ma loodan, et teile meeldis see. Ja kui teile meeldiski see video, siis te võite ka panna subscribe, et te jääks kunagi ilma minu uuest videost. Järgmises videos näeme. Tšau!